ja külalistele saab eksitada. Sealsamas workshopi keskkonnas, kus me praegu siis asetseme. Kui te vaatate meid YouTube'is hiljem, siis külalistele saab saata küsimused otse nende meilile. Ei luba, et nad vastavad, aga küsimusi võib alati saata. Küsija suu pihta ei lööda. Ja meil on väga hea meel tervitada siin Eesti startup-skene edukaid esindajaid, tehnoloogiaettevõtte Testlio asutajaid Kristel ja Marko Krustik. Tere! Kas te vastaksite e-mailile, kui tuleb küsimus? Et te rääkisite seal konverentsil sellel teemal, aga kuidas selle asja kõik on? Ma ikka püüan päris palju küsimustele vastata. Ma just käisin Tartu Ülikoolis paar nädalat tagasi noortele tudengitele rääkimas ja siis sealt tuli vist mingi 200 küsimust. Ma kategoriseerisin need kõik ära, aga mul on täitsa plaanis nendele ka ühel hetkel vastata, sest et tuli väga palju sarnaseid küsimusi. Nii et ja, küsimusi tuleb küsida, aga alati jah, muidugi ei saa kindel olla, et vastatakse. Aga siis tuleb veel küsida. Palju keskmiselt päevas e-maile tuleb teil sisse? Mina näen vaeva, et võimalikult vähe tuleks. Et igasugused reeglid ja spämmifiltrid on peal, aga need olulisi tuleb, ma arvan, ma ei tea, 50 võib-olla. Nii et ma nagu olen suutnud kontrolli alla saada seda. Kristel? Ja ei, mina ei ole kontrolli alla veel saanud. Rohkem ei kommenteeri. 200 ühe sõnaga? Ma ei tea, mõnikord. Äkki Marko aitab sind ka kategoriseerida ja välja lükata spämmi. Ei, ta tegelikult on mind juba päris palju aidanud ja sa oled ikka mitu head seda. Kui ma sinu inboxi lahti teen või nagu sa vahest nagu küsid abi, siis ma panen niimoodi silmad kinni ja vaatan niimoodi. Vaatad läbi filtri. Marko, aga mis on need nipid, kuidas e-maile vähendada oma elus? Sest meil, ma arvan, kõigil tuleb e-maile sisse rohkem, kui me tahaksime. Ja. No põhiasi on, ma jälgin Inbox Zero lähenemist, millel on erinevad taktikad, kuidas siis Inbox oleks 0 ja põhiline on need reklaam ja igasugused sellised asjad, kuhu sind võetakse sisse ja saadetakse suvaliselt igasugused e-maile, et nendest välja astuda, nagu unsubscribe, see on nagu põhitegevus, et jumala eest ei tuleks kogu aeg juurde ja noh, sealt edasi kõik need tegevused, mis on seotud tööga või muude asjadega, et võimalikult kiiresti, kui sa saad vastata, siis vastad kohe. Ja see tähendab seda, et peab olema väga süstemaatiline ja kindlasti mõtlema juba teistmoodi, et sa ei hakka nagu suurelt mõtlema ja suurelt kirjutama, vaid kiiresti. Kui võtab kauem aega, siis vastad ära, ütled, ma vastan 2 päeva pärast ja siis paned snooze. Ehk siis ajatad selle e-maili, tuleb sulle tagasi, aga eesmärk on, et ta ei oleks sul kogu aeg täis nagu Kristelil, ma ei tea, 100 000 e-maili inboxis. Mul nii palju päris ei ole, aga ma olen isegi tegelikult püüdnud Markolt väga palju õppida ja mõnikord ma olen väga hea samamoodi, et ma kogu aeg panen nagu snuusin, ajatan neid e-maile ja panen endale ülesande nagu kalendrisse, et mul oleks e-mail meeles, et ma pean sellega tegelema. Et Marko on mulle väga palju õpetanud seda süstemaatilisust, mida minul võib-olla on rohkem sellist kaost tihti. Aga jah, näed me siin niimoodi tandemina töötame väga hästi. Jõudma tegelikult juureni see e-mailide, kuidas öelda, vastamises ja selles, mis me räägime, peegeldub tegelikult mingisugune teie toimimise loogika järelikult. Ja see on üks selline väike näide sellest, kuidas me üldisemalt üksteist täiendame. Kas te olete vastandid? Ma ei saaks öelda, et vastandid, aga kindlasti on meil väga palju erinevusi. Et kindlasti on nagu väga oluline, et oleks neid ühisalasid, et kui rääkida suhte toimimisest nii tööalaselt kui ka eraelus, siis tuleb vaeva näha, et oleks neid ühismomente ja paratamatult siis oleks parem, kui nad ikkagi mõlemale meeldiksid, need ühismomendid, eks ole. Ma loodan, et seda tänast aega te võtate siin, kuigi meie oleme siia ka liitunud teiega, et te võtate seda niisugust mõnusat ühishetke, kus te saate koos jagada oma elu ja et see läheks ka selle ühishetkena nagu kirja. Ja ei, kindlasti läheb. Aga tegelikult me oleme viimaste aastate jooksul või mingi viimase 5 aasta jooksul väga teadlikult võtnud seda aega ka üksteisele, et täna me oleme Testlio asutajad, me oleme nüüdseks Testliot teinud umbes 10 aastat, me oleme 2 lapse vanemad, meil on 2-aastane Artur ja 4-aastane Aaron kodus ja me oleme tõesti väga
teadlikult otsustanud üksteise jaoks ka aega võtta nädala sees, et noh, et kas meil ongi meie vanemad näiteks aitavad meid lastega väga palju, et me siis saame ka õhtuti omaette aega veeta ja ma arvan, et see on hästi oluline. Ja kas see teie kohtumise lugu on ühtlasi siis ka Testlio alguse lugu? Ei. Osa sellest. Ja nüüd tuleb pikem vastus sealt. Eellugu kindlasti on, muidu ei saaks olla, eks ole, tõesti. Aga ta ei olnud kohe otseses seoses, nagu, et kaudselt küll. Millal te siis kohtusite varem, ühesõnaga? Jaa, 2010. No tegelikult... No tegelikult, räägime lühidalt selle, et 2008 aastal me nägime üksteist esimest korda või Marko nägi mind, mina vist teda nägin ka, aga ma lihtsalt ei mäleta sellest mitte midagi. Ja siis mina näitasin aastaid hiljem sulle tõestases pilte, mis ma olin temast teinud. Ja see oli Londonis pidu. Kristelil oli viimane õhtu seal, ta pidi minema pärast suve. 3 kuud oli seal ja pidi Eestisse minema, oli hästi kurb ja nii edasi, aga mulle jäi ta meelde ja ma tegin muuseas ka pilte temast. Peost tegid pilte, mitte minust. No jah, selles mõttes üldiselt peost. Talkis sind 2 aastat. Tegelikult sul oli ikka teises ka pilte, aga siis hiljem oligi... Hiljem oli siis, kui me kohtusime uuesti, oli siis aasta oli 2010. Mina olin läinud siis IT-kolledžisse õppima süsteemide arendust ja Marko oli just mingi mitu aastat ennem seda lõpetanud IT-kolledži. Ja siis mina olin üliõpilasesinduse liige ja me korraldasime sellist iga-aastast bowlingu turniiri. Ja siis Marko siis oma vilistlastest sõpradega tuli ka sinna kohale ja siis ma enne lahku, jah. Alguses nagu ei tundnudki ära, vaatasin, et väga kena tüdruk on. Rääkisin oma klassikaaslast, kursakaaslastele, et näed, kui kena tüdruk ja et ma peaks ikka rääkima minema ja ei läinud ja siis ma vaatasin, et hakkab ära minema, et mul tekkis paanika. Ja selle paanika hoos ma ütlesin oma kursakaaslast, okei, ma lähen. Ja sinna jalutades tema poole mul tuli nagu pilt ette sellest Londonist. Ma tundsin ära ta ja ma ei teadnud, mida ma rääkima lähen, aga siis ma ütlesin talle, et näed, hakkasin sellest loost rääkima, mille peale tema hiljem rääkis, et mis asja, ajasin mingisugust, mingi suvaline poiss tuli, ajas mingisugust kägu kõrva, aga mina mul tuli meelde ja hakkasin siis rääkima juttu. Aga kõige huvitavam oli see, et Marko lõpetas IT-kolledži, ta on minust 7 aastat vanem, Marko. Ja kui Marko minuga rääkima tuli, siis ma mõtlesin, et kes see noor poiss on, et noor nolk, ma mõtlesin sellel hetkel vist. Et kes see tuleb minuga rääkima, on ju nii öelda, et ma ei olnud vist mingi kõige sõbralikum ka alguses, ma arvan. Aga siis me jäime rääkima ja siis järgmine hetk oli see, et Marko läks oma sõbraga Londonisse ja mina läksin siis oma õele külla koos isaga ja meil olid lennukis istmed kõrvuti. Ja me terve selle tee rääkisime üksteisega juttu ja siis Marko tundus nii põnev inimene, nii lahe oli. Siis me vahetasime numbreid ka. Tegelikult ei ole, jah. Siis me vahetasime numbreid ja siis läksime Londonisse, siis mul ei olnud seda roamingut ja siis sa ei saanud mind kätte ja siis sa põhimõtteliselt arvasid, andsid alla juba minu osas, et ilmselt siis ei ole not meant to be. Ma saatsin sõnumid ja proovisin kätte saada. See oli väljas telefoni, ma mõtlesin, okei, nii läkski. Jaa, aga siis oligi, sealt läks aeg natuke edasi, mingi 2-3 kuud, kuni mul tuli meelde, et Marko töötab tehnoloogia valdkonnas ja ma hakkasin siis ise tarkvara testijana tööd otsima ja ma võtsin Markoga ühendust ja siis läbi Marko ma tegelikult sain oma esimese töö testijana ühes väikeses ettevõttes, kus siis Marko rentis siis lauda. Tema töötas muidugi teise ettevõtte jaoks, aga nüüd me jõuamegi juba, see sõna juba kõlas test, ehk siis Testlio. Yes. Ja sa oled testija. Jaa. Mis see tähendab? Ma vaatan, kas rakendused töötavad vastavalt meie ootustele. Ühesõnaga, keegi progeb midagi valmis ja siis tuled sina. Ja ma vaatan, kas seal on vigu, kas rakendus, see tarkvara töötab erinevatel seadmetel, erinevates asukohtades, kas ta vastab minu ootustele kui klient. Ja teil on ühesõnaga siis kontoris, ma saan aru, lõputu arv igasuguseid mobiiltelefoni operatsioonisüsteeme, kus peal peab töötama uuendused, mitte uuendused, ühesõnaga kogu see maailm. Väga palju, aga mis on Testlio eripära on see, et meil majasiseselt ei toimu testimist.
kõik see toimub läbi vabakutseliste testijate, ehk siis me oleme ehitanud platvormi, mis ühendab vabakutselised testijad üle maailma, näiteks Brasiilia testija koos Uus-Meremaa testijaga ja siis nad testivad koos rakendusi ja siis nendel testijatel on oma siis selles või nagu seadmete pargis siis erinevad seadmed, mille peal siis testida. Wow. Aga räägime korraks siis ka numbritest, et kui suured te olete, palju teil inimesi täna on? Meil on täna siis ligi 200 töötajat, kes siis arendavadki meie platvormi, meie tarkvara, et ühendada siis neid vabakutselisi testijaid meie klientidega. Meil on siis teenuste organisatsioon on ju inimesed, kes siis vastutavad meie kliendi suhtluse eest ja siis on meil testijaid, on meil üle 10 000 üle maailma, rohkem kui 150 riigist vist täna. Ohoh, see on täiesti, planeet on kaetud. Jaa, ei meil on tõesti vist eesmärgipäraselt jah, sest et meil on suured kliendid, kes tahavad paljudes riikides, et meil on kliente, kes tahavadki korraga testida näiteks 100 riigis lokalisatsiooni. Ehk siis, et keeletõlked nagu näeksid õiged välja ja selle jaoks on meil kõik siis inimesed olemas nendes sihtkohtades, kus ei ole, meil on tiim, kes otsib, kogu aeg tegelikult tulevad tellimused sisse erinevad ja kellel peab olema mingisugune spetsiifiline pangakaart kuskil Itaalia väikses külas, eks ole, et testida seal mingisugust makselahendust. Ja sellega me siis ka tegeleme. Kes teil on näiteks selline klient, kelle nimi võiks ka meile midagi öelda? Microsoft. Näiteks. Kõigest? NBA. Aha, kõigest. TikTok, ma arvan, on tänapäeva. TikTok ka, tõsi? Ja. ByteDance on ta nagu emafirma muidugi. Aga siis te olete tõesti ju väga kõrgelt lennanud, aga küsimus on, kuhu üldse veel siit lennata? Aga mina võtaks siit ühe väikse sammu tagasi, sest et meid vaatab ilmselt inimesi, kes on väikse ettevõtte omanikud või alles seda loomas ja on väga erineva skaala inimesi ja ma arvan, et kõigil tekib see küsimus, et kui teid vaadata ja teie lugu kuulata, esiteks see kõlab fantastilise romantilise loona nagu saatuse poolt määratud kokku, eks kõik need aga samas te olete lihtsalt 2 imetoredat noort inimest, kellel on 2 imearmast väikest last, et kuidas siis jõuda ikkagi sellest alguspunktist nii kaugele, kus te täna olete, et mis on olnud see teekond ja mis tunne on nüüd hallata nii suurt ja nii suure kapitaliga ettevõtet ja mis tunne see alguses oli, kuidas te looma hakkasite ja mis see unistus, et kuidas te ise analüüsite seda? Testlio sai alguse siis minu sellisest frustratsioonist, et me olime siis 2012 aasta, kui me olime kolinud siis Eestist Londonisse. Ja mina jätkasin oma karjääri tarkvara testijana, mul oli eesmärk saada maailma parimaks testijaks ja siis oma põhitöö kõrvalt ma siis alustasin ka vabakutselisena tööd erinevatel platvormidel, mis olid nagu ehitatud üles samasugusele nagu ideele, nagu Testlio täna on ju, et sa saad online'is tööd teha. Ja ma lihtsalt olin mingi paar kuud hiljem pärast töötamist erinevatel platvormidel hästi frustreeritud ja siis mul tekkis see idee, et võiks olla selline platvorm, kus testijad saavad rohkem koostööd teha, neid tasustatakse vastavalt nende ajale ja kõik igasugused muud nüansid. Ja siis tuligi see, et ma nägin siis Londonis ühte sellist ülemaailmset häkatoni. Häkaton on siis selline üritus, kus tehnoloogia inimesed tihti saavad kokku, ma ei tea, disainerid, projektijuhid, ideeautorid, programmeerijad ja väga väikse aja jooksul ehitavad siis väikse prototüübi ja ma panin ennast sinna kirja, sest et ma sain aru, et see probleem on väga suur meie testimise valdkonnas, mida keegi ei adresseeri. Ja siis Marko, kes on ehitanud ettevõtteid väga pikka aega, hakkas mulle väga palju nagu ka nõu andma, aga sellel hetkel me kordagi ei mõelnud, et me võiks kuidagi koos hakata ettevõtlust tegema, sest et mingis mõttes meil oli endal ka tekkinud peas selline mingi stereotüüp, et kui sa oled ikkagi jagad oma elu kellegiga, siis ei tasu nagu seda töö ja eraelu sassi ajada. Ja eraelu siis sassi ikkagi ajada ja neid eeskujusid ei olnud ju ka kuskilt võtta väga. Aga siis viimasel hetkel ikkagi Marko nagu nägi seda sädet mu silmades ja siis ta ütles, et kuule, et ei, ma ikka tulen ka sinuga. Ja siis mina olin väga teadlikult, et me rääkisime ka sellest, et ma ei hakka tegema uut asja. Sellel hetkel ma tegin 2 kaasasutajaga Londonis uut firmat ja
ja ma olin selleks hetkeks teinud seda mingisugune 4 kuud, ma arvan, 5. kuu ja ma olin fokusseeritud ühele asjale, ma olin oma varasemast kogemusest, ma teadsin, et kui sa mitme asjaga tegeled, siis sellest ei pruugi midagi välja tulla ja kui see nagu kuupäev hakkas kätte jõudma ja me arutasime neid mõtteid selle ümber, peaauhind oli 25 000 ja San Francisco reis finaali ja kõik tundus nagu selline äge ja mina olin käinud häkatonidel varem nii Eestis kui ka Londonis. Kristel oli käinud, et ma teadsin, mida see endast kujutab ja ma tean, kui äge see tegelikult on see kogemus ise. Ja ma teadsin, mis ohte nagu vältida ja ma olin natuke mures ka siis Kristeli pärast, et kui ta sinna nagu läheb, et siis sellest ei saa mitte midagi. Sest et kui sa võtad suvalised inimesed, et selle jaoks tandem ja kui see ei ole isegi abielupaar nagu või tüdrukapoiss, et siis igal juhul see nagu öeldakse, et kui sa firma asutad, siis see on kellegiga, siis see on tegelikult nagu abielu, et te peate hakkama väga tugevalt läbi käima ja kui õnnestu, siis tegelikult minnakse lahku. Ja ma teadsin, et kui suvaliste inimestega seal häkatonil teha midagi, siis ma ei tea, 80% tõenäosus või rohkem Rohkem vist jah isegi, jah. et ei juhtu mitte midagi. Ja see oli ka üks tegelikult meie algusaja huvitavatest seikadest, kus see, et me seda varjasime. Mida siis? Et me tegelikult varjasime alguses, et kui me seal üritusel olime, et me oleme couple, paar, jah, et me seda varjasime ja tegelikult see oli kriitilise tähtsusega lõpuks, et me saime teada, et ei oleks pidanud varjama. Sest alustavate ettevõtete puhul ongi kõige olulisem see tiim. Et selleks hetkeks me olime ju koos olnud juba 3 aastat, me olime reisinud natukene ja teinud erinevaid projekte koos, aga me ei jaganud seda mitte kellelegi, sest me kartsime, et mida teised meist arvavad, on ju, et teistel, kui meil oli juba selline nagu mõte tekkinud, et ikkagi ei saa oma eraelu siduda tööeluga, siis ilmselt on selline mõte ka teistel, on ju. Aga näed, lõpuks oli ikkagi kui see lugu välja tuli, siis meile pakuti kohe pileteid San Franciscosse ja San Franciscos siis me võitsime Testlioga selle ürituse, saime $25 000 investeeringutena ja sealt edasi siis märtsi lõpus 2013 me siis asutasime Testlio ja otsustasime, et me panustame ennast 100% Testliosse ja siin me oleme. Mitu aastat see on nüüd tänaseks siis? Sellest häkatonist saab kohe tegelikult 6 aja pärast nüüd, jah. Saab 10 aastat. See oli novembri alguses ja meie rääkides sellest häkatonist, et üks inimene tahtis meie tiimiga liituda. See, kuidas see välja nägi, oli 64 tiimi või inimeste ideega, astusid nagu kuskile lava peale, et see on see, tulge liituge. Ja loomulikult mina liitusin Kristeli tiimiga ja üks inimene tahtis veel, aga tema viga oli see, et ta järjekorras oli väga ebaviisakas minuga, kui me sinna sisse saime ja siis sealt algaski see nagu lõhe juba sellise kaasasutajaga, kes oleks võinud olla kaasasutaja, tegelikult mõtlesime, et ei, see ei sobi, eks ole. Et seal nagu väike võimalus oli, et oleks olnud 3. inimene, aga sealt me alustasime 2 ja üldiselt need tiimid on seal miinimum 2 inimest, eks, ja seal olid suurimad, oli kuskil 5 ja nii on ju. 5 või 7, eks ole, aga meie tegime selle 2 ära ja väga hästi läks, nii et jah, siis kui me lõpuks 2013 aastal Londonist kolisime tagasi Eestisse, siis me läksime ikka täiesti back to basics, et läksime Marko vanemate juurde elama, sest et me ei olnud kunagi meil ei olnud plaanis hakata ettevõtlust koos tegema, minul ei olnud mingit säästi, me elasime Londonis olles ikkagi 6 kuus ja kuna Marko oli ka start-upper, siis meil väga ressurssi ei olnud ja tulimegi Eestisse tagasi, läksime Marko vanemate juurde, aga ma ei tea, kordagi ei mõelnud selle peale, et issand, et me oleme juba mingid elustandardid enda jaoks nagu või saavutanud, et me nüüd peaks sealt allapoole nagu ei saa tulla, et meil ei olnud kordagi sihukest mõtet, et kogu aeg oli see, et Testlio see idee on nii äge ja me saame nii palju muuta sellega, et meid sütitas rohkem see visioon ja see võimalus, mida me kõik suudame selles maailmas ära teha. Ja me founderitena, asutajatena oleme siis olnud hästi sellised
me tõesti täiendame teineteist hästi palju, et Marko kohe esimesest päevast alates võttis selle tehnoloogia poole, et ehitas meie platvormi, disainis seda, mina teiselt poolt tegelesin testijate värbamisega, tegelesin klientidega, tegin müüki, suhtlesin investoritega, kuigi investoritega suhtlust me tegime ikkagi päris algusest peale tegelikult koos, on ju. Aga jah, et me ei astunud väga palju üksteise nagu kandadele, et lihtsalt julgustasime teineteist tegema seda, mida me juba nagu oskame ja mida me hästi teeme. Aga jah, ettevõtluse, ma ütleksin, et algusajad olid võib-olla minu jaoks ülimalt rasked, sellepärast et ma ei osanud üldse midagi ette arvata, et mis kõik saama hakkab. Ja kui me Testlio siis alustasime, siis me läksime ka kiiresti USA-sse, läksime ühte ärikiirendi programmi ja ma mäletan seda, kuidas me kohtusime mingi 90 erineva ettevõtja ja eduka investori ja kes kõik andsid tagasisidet Testlio kohta. Mõned ütlesid, et see on parim idee üldse ja teised ütlesid, et kuule, et te peate pivoti tegema ehk siis muutma täielikult oma äriidee, sest see ei hakka kunagi selliselt toimima. Ja see oli minule nagu hästi isiklik, on ju, et kuidas sa ütled mu lapse kohta põhimõtteliselt halvasti, on ju. Ja siis Marko, ja esimese lapse kohta, et siis Marko oli kogu aeg selline nagu raudne mees minu kõrval, kes oli nagu näinud seda ettevõtluse pahupoolt ja seda rasket poolt ja oli kogu aeg mulle toeks ja ütles mulle, et ei, me saame hakkama, kõik läheb hästi ja siin me oleme. Kui Kristeli kirg on testimine ja võib-olla see firma ehitamine isegi ei olnud selline, et ma nüüd tahan firmat ehitada, vaid see Tesla algus oli sellest, et tema frustratsioon testimise valdkonnas erinevate meie tänaseks konkurentide ees, aga minu kirg on olnud ehitada ettevõtteid. Mina olen seda teinud aastast 2001, kui ma kolledži esimesel aastal mu kaksikvend ütles, et teeme ettevõtte, siis tegime osaühingu ilusti Eestis ja hakkasime teenust müüma. Mina programmeerisin veebilehti, olles siis esimest aastat IT kolledžis, sellel ajal oli IT kolledž. Ja sellest ajast saati mina olen olnud kirglik ettevõtete ehitamises. Ja Tesla puhul see oli minu kirg, Kristeli kirg oli testimine ja ma olen eluaeg idee inimestega tegelikult liitunud, ütleme nii, et olles siis selline tehniline co-founder ja teinud tegelikult läbi aastate, kui sul raha pole, siis sa pead kõike tegema. Et ma olen teinud kõiki asju tõesti programmeerimisest. No testimiseni ka tegelikult lõpuks, testimist tegime kõike lõpuks, nagu Marko on täiesti nagu super inimene, et ta oskab kõike, nagu kõike. Sa võid talle ükskõik, mis väljakutse ette anda, ta lahendab selle ära. Ja Marko nagu tugevus ongi see, et ta suudab alati nendes raskemates olukordades hästi rahulikuks jääda. Ja see on see üks asi, mida ma olen väga palju temalt õppinud, on ju, et kui vanasti oli mingid probleemid, on ju, ma ei tea, kliendiga on ju, või testijatega, siis ma võtsin seda hästi südamesse, mul oli väga raske, nagu ma elasin isiklikult kogu aeg kõiki neid probleeme läbi, siis Marko ikkagi alati esimese asjana ta ikkagi mõtles, et okei, meil on probleem, selle asemel, et fokusseerida nüüd sellele, mis kõige hullem asi saab juhtuda, hakkame probleemi lahendama ja seda ma olen hästi palju Markolt õppinud. Mis see ettevõtete ehitamine tähendab? Sa ütlesid, et see on olnud sinu ala. Mis see tähendab? Mulle meeldib selle juures ehitada midagi, mida inimesed ostavad või näevad kasu selles, mida ma siis neile annan, eks ole. Programmeerimine on selline, mulle meeldib tehnoloogiaga lahendada mingisuguseid ärilisi protsesse ja muresid, eks ole, sest et programmeerimine on nii, et istud ühe õhtu maha, teed midagi nagu valmis ja inimene saab juba kasutada seda. Ja mulle väga meeldib see. Ja sinna juurde ehitada siis firma on selline, see on oma, et kodu nagu sellele. Jah, et sa võid ju tegelikult ilma firmata teha, panna veebilehe või teenuse püsti, registreerida mingisugune veebiaadress ja hakata teenust pakkuma. Et sa ei pea otseselt seda firmat tegema, eks ole. Aga firma ehitamine on selline huvitav tegevus, erinevad faasid on firma ehitamises. Minu jaoks Tesla on iga päev suurim firma, et me just jõudsime 200 inimeseni täiskoha
ja minu jaoks on see suurim firma. Et ma ei ole töötanud Eesti mõttes klassikaliselt Skype'is ega Pipedrive'is või Wise'is või ja nii edasi. Et selles mõttes ta on, need faasid on ka asutajana väga-väga väljakutsuvad tegelikult. On olemas faasid, kus sa tunned ennast nagu kodus, on olemas faasid, kus on identiteedikriis, eks ole, ja me mõlemad oleme käinud niimoodi läbi nendes perioodides, kus me peame toetama, et mis sa nüüd asutajana teed, eks ole. Mingis perioodis sa teadsid täpselt, et nagu alguses. Jah, alguses sa teed kõike, on ju. Kõike, nagu, mis iganes. Ja me olime õnnelikud, kui mina olin õnnelik, vabandust, et kuna ma teadsin, ma olin firmasid teinud juba ja erinevate kaasasutajatega koostööd proovinud. Ja kui ma seda Kristeliga tegin, ma tõesti olin sellel arvamusel, et kuidas see väljend on, et oma liivakasti ei pissita, eks ole. Et sa nagu ei sega seda eraelu siis tööga, sest et sa pead ju koju tulema ja rääkima nagu muud juttu ka, eks ole. See ei tundunud nagu loogiline, ma hoidsin sellest alati eemale. Nii-öelda suhetega gümnaasiumis või kuskil algkoolis, et jumala eest tüdruk ei oleks oma klassis, eks ole. Et see hakkas sealt pihta, ma arvan. Aga esimene asi, mida ma nagu täheldasin Kristeliga tehes seda firmat, oli see, et ükskõik mis kell sa võisid teha koosoleku. Et meil pärast seda hackathoni kutsuti kohe igast kohtadesse esinema, et tulge nüüd rääkige. Ja meil oli tõesti kell 11 koosolek, eks ole. Me lihtsalt hakkasime hommikuks ette valmistama, kuidas me esitleme. Aga muidu, kui sul ei ole nagu tüdruk ja poiss või abikaasad tänaseks, et siis sa pead nagu helistama ja leppima aja kokku ja kas sa saad tulla. Ja eriti kui mul oligi enne Teslat olid kaasasutajad, kellel oli mõlemal 2 last, majad, kohustused, siis oli hea, kui me suutsime korra nädalas kokku saada ja sul on vaja alguses palju kiiremini liikuda. Ja et alguses see oli kindlasti meie nagu eelis, et me saimegi kiiremini liikuda, kiiresti probleemidele lahendusi leida, et ma mäletan ka neid hetki, kus oli ärevus oli nii suur, et öösel nagu lihtsalt ei saa magada, on ju. Ja siis kell 3 lõpuks on nii, et kuule Marko, nagu ärka üles, et me peame rääkima, on ju. Et siis sa räägid oma selle mure südamelt ära, on ju, sa saad nagu natukene jälle sellist tulla jalgadega maa peale, mõelda, et ei, kõik on hästi. Aga lõpuks ikkagi pärast mitut aastat selliselt elades me saime aru, et me peame ka võtma selle hetke korraks töölt eemale. Ja siis ühel hetkel me otsusimegi, et kui me jõuame koju, siis me püüame tööasjadest mitte ikkagi rääkida. Et kui me läheme koju, siis kodus on pere ja pereaeg. Mingi periood oli meil, läksime restorani ja täitsa võimatu oli rääkida mitte tööst. Nii, proovime teadlikult, ärme räägi. 5 minuti pärast on need, kuulge, jälle räägime tööst. See on nii naturaalselt läheb. See on nagu ühelt poolt hästi põnev ja naturaalselt läheb sinna, aga siis okei, ärme räägi tööst. Mis me siin räägime? Aga ükskord me istusimegi minu arust vaikuses ka sinuga niimoodi, et nagu lihtsalt, et mitte rääkida sellest, sest paratamatult mõned hetked on sellised, kus sul on rohkem stressi. Aga nüüd kindlasti need 2 pisikest poissi teil seal kodus, nemad on muidugi need, kes nõuavad oma koosolekuid teiega. Ja see kindlasti väga palju distsiplineerib seda oma aega, ma mõtlen nagu perena siis aega, eks ju, koos lastega, et lapsed on alati head need, kes aitavad öelda ei, eks, sest et kuidagi enda pärast võib-olla ei ütleks ei, aga laste pärast saad öelda ei, et kuidas üldse sellise elutempo ja sellise kasvava ettevõtte juures tekitada see tunne, et nüüd on aeg lapsed saada, et kuidas te oma tööalaselt ja töö korraldasite niimoodi? Meie 4 aastat tagasi olime vist umbes 60-liikmeline tiim ja siis mina sain aru, et mina ei taha olla tegevjuht. Mulle ei meeldi see tegevjuhi amet, mulle ei meeldi istuda päevad läbi spreadsheetides, mõelda pikaajaliste strateegiate peale, elluviimise peale, arendada edasi oma siis seda executive nagu tiimi ja siis me palkasime tegevjuhi. 4 aastat, sellest saabki 4 aastat nüüd, on ju? Ja siis tegevjuht tegelikult ongi nüüd viimased 4 aastat meie ettevõtted selliselt arendanud, et mina olen täna nagu rohkem ka
selline eraldiseisev nagu isik. Vaba radikaal. Vaba radikaal, okei, Marko, väga hästi. Jah, põhimõtteliselt niimoodi on, et ma saan täna nagu just keskenduda selliste oma projektide peale, et et kui me, ma ei tea, tahame hakata rohkem inimesi arendama, et inimesed üldse saaks aru, mis asi testimine on ja kuidas saada testijaks, siis minu käes on nüüd täna sellised projektid, mis aitaksid seda teadlikkust tõsta näiteks, et mulle väga meeldib see ja et ma arvan, et see võti ongi selles see, et sa lõpuks kas palkad inimesed, on ju, et sa kogu aeg delegeerid ülesandeid, et on erinevaid tüüpi tegevjuhte, et ma oleks võib-olla suutnud selliselt jätkata, kui ma oleks palganud, on ju, erinevad inimesed erinevatesse rollidesse, aga jah, täna on meil tegevjuht tegelikult, kes ettevõtet igapäevaselt juhib, et meie oleme endiselt juhatuse nagu liikmed, me tegeleme sellise pikaajalise strateegia küsimustega, palkame, et igasugused see erinevaid aitab rolle. meil, kui tulla tagasi siis laste juurde, et see on meil teadlikult nagu loodud ruum, ma arvan, tööalaselt, et me saaksime aega laste jaoks, et see tegevjuhi palkamine enam-vähem läks sellesse aega, kus meil tegelikult esimene laps sündis. Nii et meie pidime kogu aeg USA vahelt ka lendama, sest et meil oli siiamaani on suurem osa klientidest tegelikult USA-s. Tänaseks on meie klientuur üle maailma, aga USA on ikkagi põhikoht ja meie firma juba kasvas nii suureks, et me peame olema klientidel lähemal. Ja meie nagu ei tahtnud hakata elama seal nii palju ajast, eks ole. Me kogu aeg olime selle piiri peal, kus siis USA maksuresidendiks ei saaks. Mis tähendab seda, et sa pead olema vähem kui pool aastat ühes aastas seal. Ja selle alla me olime ja ühel hetkel ka see muutus tegelikult nagu natuke tüütavaks. Ja siis me otsustasime, et võtame tegevjuhi ja see aitas meil endal nagu uue hingamise saada asutajatena, natuke vabamalt nagu hingata. Ja siis, kui lapsed juba hakkasid kasvama ja teine tuli, siis loomulikult see nagu muutus, oli veel olulisem, eks ole. Ja miks ta nagu veel olulisem nagu võrreldes sellega, et kui sul on firma näiteks ühes ajatsoonis, siis meie puhul on see, et kui USA ärkab, siis nagu meil on õhtu. Et see tähendab seda, et kui kell 5-6, eks ole, meil on üle firma koosolekud näiteks hakkavad õhtul kunagi oli kell 6, nüüd on vist kell 5, kus üle maailma kõik kokku, meil on üle 30 riigi täna need inimesed. Aga siis, et kui sa oled ise tegevjuht ka veel, et siis kõik koosolekud hakkavad pihta õhtul, lähevad 9-ni välja, et siis selles mõttes see on nagu natuke keeruline ja see aitas meil nagu vabastada seda aega kõvasti. Ja teiselt poolt oligi see, et sa saad ise lõpuks aru, mis on sinu tugevused, on ju, ja me Markoga tegelikult see hetk, kui see üldse otsus tuli, et me võiks otsida kellegi nagu Testliot aktiivselt igapäevaselt juhtima, siis see oli väga vabastav, et sa saadki aru, et okei, ma ei pea nagu vastama mingitele ootustele, mis, ma ei tea, ühiskond on sinu jaoks võib-olla rohkem seadnud, on ju, et pigem nagu tee alati seda, mis sinul on oluline ja mis sulle meeldib ja mis sinul silma särama paneb ja minul paneb särama silma kõik see testijate community edasiviimine, inimeste teadlikustamine ja teadvustustöö, on ju, et see on see, mis mulle meeldib ja mul on nii hea meel, et täna tõesti 10 aastat hiljem peaaegu sellest hetkest, kui me Testlioga alustasime, mul on selline tunne, et appi me oleme alles oma teekonna alguses, see on nii äge, et kui inimesed küsivad, et kus sa ennast 5 aasta pärast näed, siis ma tunnen, et Testlio on see, mida ma tahan teha ja see on minu elutöö. Tegevjuhi kohta ma küsiksin seda, et kui te olite kõik enne teinud ise ja siis äkki on majas nüüd majasokk, kes siis hakkab, eks ole, asju korda seadma ja nõnda. Kas alguses ikkagi oli segasid hetki ka temaga, kus te olite nagu mitte rahul olevad ja et kas see üleminek tuli ikkagi järsk? Ei, sest et meie tegevjuht oli üks inimesi, kes uskus Testliosse esimestena. Et
me kohtusime temaga juba aastal 2013 ja tema oli siis see, kes tuli Testliole nõustajaks, kes investeeris siis $10,000 Testliosse tol ajal ingelinvestorina, sest et ta uskus sellesse, et mida me teeme ja kes me inimestel oleme, et me saame edukaks ja ta oli aastate vältel kogu aeg meile andnud tagasisidet, aidanud meid, ta aitas meil palgata esimese müügiinimese Ameerikas, kes tänaseni on Testlios, et tal oli juba nii palju sellist positiivset mõju ettevõttele, et see üleminek oli meie jaoks hästi loomulik, et me teadsime teda inimesena juba nii hästi, ta vastas meie väärtustele ja mida meie tegevjuht on Testliosse ka nagu väga palju toonud, ongi niisugune selgus ja selline nagu see täpsus, mis mulle hullult meeldib ja mina olen nagu mega rahul ja et kogemust jah. hästi palju. Meil endal, mida ma ka sel hetkel ka nagu kurtsin, ma arvan rohkem, eks ole, et me kõiki vigu ei tahaks ise läbi teha, et jube nagu tore on nagu kõik need faasid nagu olla seal asutajana selles lennus kaasas, aga kõiki vigu nagu ei viitsi teha. Selles mõttes, et nagu inimene õpib ikkagi läbi oma vigade, aga meie jaoks see, et me võtsime tegevjuhi, on juba näide sellest, et meie jaoks ei ole egod selles kõige olulisemad, vaid see firma. Me tahame, et see firma kasvaks võimalikult kiiresti ja selles mõttes inimene, kes on juba üht-teist näinud, läbi teinud, suuremates firmates töötanud, et see, et ma ütlesin, et minu jaoks tõesti on kõige suurem firma, kus ma olen töötanud, et see on nagu ühtepidi ka negatiivne, sest et siis ma ei saa firmat alati aidata, kuna ma ei näe võib-olla kõiki ohte ette, eks ole. Ma just tahtsingi järgmisena küsida, et mida kindlasti paljud meie vaatajad, sest tänapäeval IT-ala on üks levinumaid alasi ja paljud noored pürgivad sinna suunas, kus teie omadega täna olete. Ja see on võib-olla paljude unistus. Aga kui inimesel tekib küsimus, aga kuidas ma ikkagi kõike seda siis haldan, eks ju, et kui te olete ka pere ja teil on nüüd lapsed ja kuidas õhtul rahulikult oma pereaega vedada, kuidas te usaldate kõiki neid üksusi üle maailma, kuidas te usaldate, et need 100 miljonid õigesse kohta liiguvad, et kuidas te seda struktuuri nagu usaldate ja juhite? Ei usaldagi. Pealkirja saime. Ei, absoluutselt vastupidi, eks see tuleb jälle, see on üks asi, mis tuleb läbi sellise kogemuse ja sellise naturaalse kasvu, on ju, et sa kogu aeg, ma mäletan nii hästi seda hetke, kui me pidime palkama esimese kliendi halduri, siis on ju, kes tuleb, vastutab meie kliendi suhtluse eest ja viib need testijad kokku ja vastutab nende tulemuste eest, et see alguses see delegeerimine oli minu jaoks mega raske, aga siis sa saadki aru, et okei, sul on oluline see, et sa dokumenteerid oma tööd, sa paned kirja, mida ja kuidas sa teed ja siis sul ongi selline pidev üksteiselt tagasiside nagu pärimine, on ju, et sa küsidki, kuidas sul läheb ja mis ma paremini saaks teha ja selline pidev kommunikatsioon ja läbipaistvus ettevõtte üleselt on hästi oluline, mis aitab nagu sellist usaldust ka ehitada ja luua ja täna kindlasti meie inimesed saavad kõige paremini kirjeldada, milline see Testlio kultuur täna on ja millised me oleme, aga tõesti huvitav on see, et me oleme nüüd 10 aastat peaaegu Testliot teinud ja meie NPS ehk siis selline töötajate hinnang meie ettevõttele on aegade kõrgeim ja me oleme kõik töötame ju üle maailma, mis on uskumatult äge nagu, et jah. Eks see usaldus tuleb läbi siis nagu tõestuse, inimene nagu tõestab, et teda saab usaldada, et loomulikult ettevõtluses teine pool on see, kus inimesed petavad seda usaldust ja selle nimel peab vaeva nägema, et alustades siis palkamisest, et kui see palkamine ei õnnestu, siis tuleb kiiresti ka tegutseda, et see parandada, et seda illusiooni, see on ammu kadunud ühesõnaga. Alguses meil oli selline illusioon, nutetud ööd, kus esimene töötaja ütles, et ta läheb ära ja omal algatusel ja lõpuks jõudsime ka selleni, et paratamatult sa ei saagi kõike parimaid, sa ei saa vältida vigu palkamises ja kultuuri loomises, et kultuuri teadlik hoidmine, loomine, viljelemine on firma kasvades ülioluline komponent
ja see aitab siis tegelikult usaldust luua. Ja kuidas te seda teete? Kuidas te kultuuri loote Estlias? kultuur hakkab tegelikult esimesena asutajatest, et kultuur oleme meie esimesena ja meie palkame esimesi inimesi selliseid, kes meile meeldivad ja mingil hetkel kindlasti peaks hakkama teadlikult mõtlema, et see valik oleks täiendav, et ta ei oleks ühekülgne, eks ole. Aga kuna meie oleme sellised üksteist täiendavad ja kohati vastandlikud, siis see täiendus erinevate inimeste näol, keda me palkasime, tuli nagu kohe sisse. Meil on väga inclusive, mitmekesine keskkond. Kaasav. ja kaasav. Ja. Et meil on põhiväärtustes, üks nendest on ka selline kaasav, foster inclusion ja me oleme tänaseks üle 30 riigi, et selles mõttes igas mõttes oleme kaasavad ja see täiendab ainult kultuuri, eks ole. Aga kõige selle keskel on siis ka väärtused, mille järgi me siis inimesi palkame, et sa võid olla ükskõik mis rahvusest, ükskõik mis usust, ükskõik mida, aga põhiväärtused, et sa oleksid hea inimene. Kuidas te seda teada saate? Kui 3 aastat tagasi me istusime uuesti oma tiimiga maha, et meil nagu tegevjuht tegigi uuesti selle ülesande, et okei, vaatame nüüd Estlia väärtused üle, ja siis me kogusime omale töögruppi siis umbes 20 või 30 inimest, kes siis kõik hakkasid kirjeldama inimesi enda ümber ja siis sealt joonistusid välja siis sellised konkreetsemad väärtused, mis siis meie inimesi kirjeldavad ja need on tänaseni meie väärtused, mida me hingame igapäevaselt, mida me kommunikeerime oma ettevõtte siseselt pidevalt on ju, et meil on, ma ei tea, weekly recap'id ehk iga nädal kõik ettevõtte töötajad saavad täpselt aimu, mis ettevõttes toimub, mida erinevad osakonnad teevad. Meil on igakuine siis all hands meeting, kus samamoodi jälle Steve või mina räägime siis mingist konkreetsest Estlio väärtusest, et kas tuua mingi näide inimesest, kes oli väga nagu lahke ja hea inimene kellegi teise vastu ja siis toome näiteid sellest, et kuidas me oma neid väärtuseid igapäevaselt elame. Aga näitena tuues siis nagu näiteks be kind on meie üks põhiasju. Et sa astud meile kontorisse sisse, seal on ka mingisugune kindness. Is one gift anyone can give. Et see on väga erinev paljudest firmadest. Paljud firmad on väga sellised macho kultuuriga, kus nagu ärategemine on DNA osa, eks ole, et meil on kindness ja palkamises alati seda nagu on raske, ei ole seda lihtne nagu tuvastada, eks ole, ja selle vastu me proovime kuidagi nagu seda leida, eks ole, et kes on nagu lahke, kes on kind, hea inimene, eks ole, ja alati ei saagi. Et see palkamise, paremaks saab palkamises läbi kogemuse ainult. Sa näed mingisuguseid ilminguid kuskilt, et mis ei pruugi sinu kultuuriga sobida. Nii et seal mingisugust võitvat lahendust ei ole, et tuleb nagu olla väga teadlik ja Ma küsin selle kindnessi kohta veel nõnda, et kas te kummutate selle müüdi või võib-olla polegi müüt täielikult, et just see, kuidas see kindness eesti keeles siis? Lahkus. Lahkus, just nimelt. Kas lahkus on universaalne selles mõttes, et siin Araabia Ühendemiraatides, Jaapanis, Brasiilias, kus iganes te olete oma ettevõttega, kas lahkusest näiteks saadakse aru täiesti ühtemoodi? Seal on kindlasti erinevused, aga selline juure tasemel on ikka sama, et head inimesed on südamest head ja nad tahavad teistele head, ei ole nuga selga löövad nii-öelda, et sellised olukordi loomulikult tuleb, kus ikkagi teises ekstreemis on inimesed, et nagu täiesti mina nagu, et tiim jäetakse kõrvale ja jäetakse ka lahkus kõrvale, eks ole, et siis aga äkki toote oma pika ajaloo jooksul mõne näite, kui on olnud vastupidine olukord, et te olete arvanud, et te palkate väga kena ja toreda inimese, aga on läinud väga valesti. Et
kuidas sellega toime tulla, kuidas uuesti endas tekitada see tunne, sest ma saan aru, teile see ettevõte on väga isiklik ja väga südamelähedane. Et kui on juhtunud midagi sellist ja keegi kas teile või teie nii-öelda jalgealust nõrgestanud. Ega siin muud lahendust ei ole, et tuleb tegutseda, tuleb rääkida sellesama inimesega, aru saada, kas asi on täielikus kultuuri mittesobivuses. Et see võib olla mõlemat pidi, et inimene ise arvab, et ta tuleb ka teistsugusesse kultuuri. Sellepärast peame meie omalt poolt tegema ka suure töö ära, et rääkida, et näed, see on meie kultuur. Et kui sul on mingisugused valesti arusaamasid neist, siis on see ka meie viga. Kui need asjad on paigas, et nagu tema arvas, et tuli siia ja meie arvasime, et ta on nagu teistsugune. Ja tuleb välja, et ikkagi ei sobi. Ja kui see on tõesti lahkuse peal, et siis hakkavad tekkima teiste inimestega konfliktid ümberringi ilmselt on ja ega seal lõpuks muud varianti ei ole, et tuleb ikkagi nagu teist teed minna. Ja alati ma ütleks on see, et igal inimesel on kuskil oma koht, et meie firmas ei sobi, siis kuskil teises kohas sobib ja mingites klassikalistes, ma ei tea, näiteks investeerimisfirmades, kus ma ei tea, siuke boiler room'i stiilis on ju, kus peabki ära tegema teisele inimesele su oma kõrval, et päeva lõpuks, et sa võidaksid, et seal selline asi töötab väga hästi. Meie firmas sellist asja ei ole otseselt vaja. Meie müügitiim on koos töötav. Koos töötav. Meie nagu vaatame kusjuures väga palju seda, et kas sul on sporditaust, et see on väga positiivne. Ma ise olin jooksja kunagi. Professionaalne. Eesti meister istub siin. Võib-olla rohkem Balti meister ka. Aga see on oluline sellepärast, et see loob inimese karakterit, et sa ei pea, sportlane, ta tahab alati läbi kõigest minna, et võita, aga sa ei pea selle käigus olema siis ka nagu halb, eks ole, teiste vastu, et seal on see tasakaal. Et kui sa oled lahke ja sa oled nagu sporditaustaga, siis on päris palju sinu jaoks müügitiimis eriti, et nagu sa lähed ja teed ära. Üks asi, kui sa räägid sellest palkamisest, siis mul kogu aeg tuleb see meelde, kuidas me oma kõhutunnet oleme õppinud usaldama läbi nende aastate, et alati, kui meie näiteks kas või algusfaasis Markoga käisime palkamist nagu sellistel sessioonidel, viisime inimesed kuskile võib-olla kohvikusse või restorani sööma ja kui meil kõhutunne mõlemile ütles, et nagu midagi nagu on valesti, aga samas vaata paberi peal on kõik mega hea, et kogemust on, et lähme edasi, siis see kunagi ei toiminud. Et kui meie kõhutunne ütles Markoga, et midagi on mäda, siis tavaliselt oligi midagi nagu... Tihti me hakkasime siis kahtlema, palkasime ära ja ikka läks nagu... Ja. Et nüüd me oleme hästi tugevalt hakanud usaldama seda, et mis meie sisetunne meile nagu ütleb. Kas teil on olnud selle teekonna jooksul mingit sellist olukorda, kus teil tundub, et nüüd aitab, et ma enam ei taha jätkata? No Kristel. Mis ma mõned korrad ikkagi olid ikka. Ikka, just algusaastatel oli seda hästi palju võib-olla. Hästi palju on, aga nüüd küll natuke üle dramatiseeritud, aga ei, neid hetki ikka oli, kus ma mõtlesin, et see, mis me teeme, on nagu mõttetu ja et me ei jõuagi kuskile ja see tagasiside... See on kohe aastad mitmuses, sa ütled? Ja algusaastad, et oligi see, kui me olime Markoga 2-3, ma ei tea, 5 liikmeline, et siis oli neid raskeid aegu kindlasti rohkem, kus sa mõtlesid, et ma ei liigu, ma ei tea, piisavalt kiiresti või ma ei tea, kliendid ei ole rahul sellega, kuidas me oma asja teeme. Et siis see oli raske, aga siis Marko kogu aeg tuletas meelde, aga see ongi ettevõtlus, et sa kogu aeg lahendadki probleeme ja mitte kellelgi ei ole 100% perfect, kõik võitlevad igapäevaselt, aga lihtsalt see on siuke nagu meediast meil jääb, on ju võib-olla selline pilt, või tekib selline illusioon, et teistel läheb kogu aeg hästi, aga tegelikult tuleb ju vaata enda ümber
rääkida inimestega, kes on samasuguseid asju läbi elanud, sest et siis sa saadki aru, et ma ei ole ainuke, kes kannatab ja kellel on raske, vaid tegelikult on kõigil nagu raske, aga see ongi ettevõtluse osa, sa pead õppima nagu rõõmu tundma sellest, et kui sul on need probleemid. Et ma lugesin ühte raamatut just, mille kirjutas üks väga kuulus riskikapitalist Ben Horowitz ja tema siis oma raamatus tõigi selle välja, et see on nii hea, et meil on probleem, sest et me saime sellest praegu teada, sest see oleks võinud meid ära tappa nagu ettevõttena. Et mida varem me nendest probleemidest teada saame, seda parem. Nii et tuleb nautida ja lahendada. Ettevõtluse põhiasi, mis tuleb selgeks võib-olla teha, on see, kui sa tahad alustada sellega, et ole valmis, et see on väga raske, eks ole. See on lõputult raske selles mõttes. Need madalhetked on suuremad, kui sa oskad ette kujutada, sest et nad tulevad üldiselt nagu nende kõrgehetkede järgi tavaliselt, et kui midagi läheb väga hästi, siis ole kindel, et kohe läheb midagi väga halvasti. Et mitte nagu kuppelmaastik siin Eesti mõistes see natuke lauge, vaid see Pamiri ikka mäestik, et üles ja alla. Ja eriti alguses, et kui sul on kliente vähem, inimesi vähem, iga väike asi on nii suur osa. Siis on tõesti, et sa ärkad järgmine hommik üles ja siis, kõik on võib-olla väga, maja põleb, eks ole. Et siis mina olen, minu iseloom on selline, mis nagu rahustab, hoiab silma pallil, eks ole. Ja üldiselt ma olen nagu, minu jaoks töötab selline nagu analoogia, et kui sul see kõik käib niimoodi, siis ürita seda, kui sa näed, et nagu see keskmine läheb natukenegi üles paremale, siis on kõik hästi. Et ära nagu, kui sul läheb üli hästi, siis mina üldiselt nagu liiga palju ka ei tähista ja pidu ei pane. Sest ma tean, et midagi läheb kohe halvasti. Ja kui kõik väga halvasti läheb, siis ma nagu ei tunne ka väga halvasti. Ikka eestlane. Ehk siis lähedki keskmiselt niimoodi. Ei no, aga mina seal Marko kõrval olen selline hästi emotsionaalne, aga olgem ausad, sina oled ka, sul on ka mõned hetked olnud, kus sul on nagu see madal seis ja nagu sa näed, et Markol on see nagu energia otsas ja siis on minul jälle see kõrghetk, ma tunnen, et kõik on nii hästi ja tegelikult on nagu mega hästi, on ju. Et siis ma tuletan temale jällegi meelde, et kõik läheb hästi ja et me saame nendest raskustest koos üle, et koos on alati kergem, parem, lõbusam. Selle jaoks ongi vaja, et oleks vähemalt 2 inimest, kes asutavad firma. Loomulikult saab üksi, jumala eest, palkad endale tiimi, aga vajadus selle juures on see, et sa saaksid kellegiga seda tuge, eks ole. Et kui midagi on halvasti, siis teine inimene võtab selle juhtpositsiooni üle ja ütleb, et nüüd lähme. Isegi kui ta tunneb ka, et tegelikult on halvasti, siis keegi peab ütlema, et kuule, ei, tegelikult on hästi, eks ole. Ja et me oleme ikka täiega üksteisele toeks olnud kõik need aastad, et ja täna me tahtsime öelda, et enam ei ole. Marko! Ja selline Eesti huumorimeel jookseb siit ka läbi. Ja natuke seda briti musta huumorit, nii et kõik on balanssis. Aga meil on tulnud ka mõned küsimused vaatajatelt ja need võiks tegelikult summeerida sellesse mõttesse, kui ma praegu lasen silmaga üle. Et ikkagi püütakse aru saada, kuidas teil see dünaamika nagu töötab ja summeeriks nõnda, et kelle sõna otsustest tavaliselt peale jääb? Meil on balansseeritud. Ma tahtsin nalja teha kohe, et midagi, aga et see on absoluutselt balansseeritud. Ja meie puhul on huvitav see, et kõik need aastad, mis me testivalt oleme teinud, meil on ülivähe nagu selliseid konflikte, et me oleme tihti ikkagi väga ühtsel tasandil. Aga mis töötab väga hästi, kui te ei leia ühist keelt. Ja rakendub äri ehitamisel ideaalselt, kui sa tahad kiiresti kasvada. Tee hästi kiiresti teste, eks ole. Katset ära. Näed, arvad, et sul on õigus, okei, proovime. Ja kiiresti testid ära ja kui on õigus, siis on õigus ja kui ei ole, siis võtad teise idee. Tegelikult see on üks alustalas ikka firma ehitamisel, et ärge otsustage jumala eest ülikaua ja siis nagu ehitate pool aastat midagi, tehke kiiresti, eks ole. Ma arvan, et selline
agiilsus ja kiiresti nagu toimetamine ja võib-olla siis nagu fleksibiilsus ka. Et kuule, et kui ühel on ikkagi tugev arvamus, siis jumala eest natuke annad tagasi, vaatad, kas nagu toimib ja lähed edasi, et sellist jäärapäisust meil nagu ei ole, et me nagu, kui kellelgi on kirglikult mingi asja osas nagu tahe ikkagi olla õige, siis nagu vaatame, kas on või ei ole. Ja et tihti võib jääda mulje, et ma olen sihuke hästi energiline aga tegelikult me oleme ja mul võiks mingi arvamused olla hästi sellised nagu tugevad, aga ma tõesti väga palju usaldan ikkagi Marko seda kogemust ja mõtteid, et me oleme nüüd aga tõesti, me oleme väga ühel lainel kogu aeg. Ja meil on, mida me ei ole vist öelnud, et kuidas me oleme ka mõelnud, et sina oled väljapoole, mina olen sissepoole. Et selline suur jaotus nagu vastutusvalades. Et Kristel on selgelt säravam. Ma ei tea. Alguses proovisime seal Hackathonil, tegelikult olime kahekesti laval, eks ole. Et siis me saime kohe, mina sain aru, et Kristel loomulikult särab kõvasti rohkem. Kui tema räägib, siis inimesed kuulavad. Ja kui mina räägin, siis madala häälega inimesed ei kuule, eks ole. Aga selle peale me oleme ka rõhunud, et Kristel läheb välja poole, räägib, mina sees teen siis kõik asjad protsessiliselt korda. No kui nüüd kokkuvõtvalt mõelda selle teekonna peale ja minu meelest positiivselt kõlas siin läbi ka see, et olles nüüd tänaseks juba 6 aastat abielus, et siis kui on need ettevõtte nagu orud, et siis te olete väga lähedal üksteisele, et toetada, et kui oleks kuskil eri linnaosades, siis võib-olla teine jääbki sinna orgu. Aga mis nüüd edasi saab? Mis Testliost edasi saab? Mis see visioon teil on? No visioon on ikkagi saada turuliidriks, et olla number 1 tarkvara testimise valdkonnas, et kui inimesed mõtlevad testimisest, siis nad mõtlevad esimesena Testlio peale. Kaugel te olete sellest? No veel oleme kaugel, aga ma arvan, et me vaikselt iga aasta kasvame ja ma arvan, et see on oluline. Jah, mitte nii kaugel enam, et alguses olime võib-olla 1000 korda, 100 korda ja nüüd edasi, ma arvan, kui me 5 korda veel kasvame, et siis me oleme ikkagi seal esigrupis nagu. Jah, et täna me oleme ikkagi oma kõige suurema konkurendiga juba vastakuti, kui me räägime suurettevõtetega, et see on päris võimas. Täna hinnatakse teie väärtust kusagil 100 miljoni juures vist, ettevõtte väärtust, ma mõtlen. See oli nüüd juba mõnda aega tagasi. Selge, vabandust. Kas nüüd on 150, 200? No hakkame nagu õigesse kohta jõudma. Okei. Ja tõesõnaga me räägime ikkagi nüüd, kui korrutada, nagu te ütlesite, siis me räägime ikkagi ükssarvikust. Seda... 5 korda kasvada? Ja. Küll, kindlasti see on üks. Kui küsimus on see, et kas me ühel hetkel seda ületame seda piiri, siis kindlasti. Kindlasti, jah. Kristel ja Marko, suur aitäh teile selle aja eest. Ma ei kujuta, et vist teie minut maksab igatahes. Nüüd me oleme võtnud sellest maksimumi. Ja tõesti selle aususe, avameelsuse, selle inspiratsiooni eest tohutult suur aitäh teile. Aitäh. Koos aega tulla. Ja aitäh teile ja aitäh, et andsite meile võimaluse ka meie lugu jagada ja teistele ka näidata, et on võimalik teha ettevõtted koos oma elukaaslase partneriga. Et aitäh teile. Igal juhul tuult tiibadesse. Ja nüüd me toome sõnumeid tulevikust, sest et kohe käivitub videointervjuu ja seal intervjuu alguses saatejuht, kes on hästi minu moodi, ütleb, et see intervjuu toimub laagris. Aga ma juba parandan ennast ette. Tegelikult me olime hoopis Saue vallas, nii et nüüd siis vaatame seda tulevikku.